noortetööl, nagu ma arvan ka iga paljude teiste klubide noortetöö peamine eesmärk on kasvatada siis mängijaid selleks, et nad jõuaksid välja kunagi oma klubi esindusmeeskonda. Ja selle juures ei tohi kindlasti unustada seda, et noortetöö oleks üles ehitatud sedaviisi, et mängija tippiga oleks siis loogiliselt selline, saabuks seal 25 eluaastast natukene pärast seda. Et ei tekiks kindlasti olukorda, kus juba puberteedieas, enne puberteediga hakatakse liiga palju keskenduma ainult võitudele ja seeläbi võib siis kannatada mängija individuaalne areng, et tõsise mängija individuaalne areng võib olla seal puberteedieas lühiajaliselt väga kiire, aga see võib tähendada seda, et ei ole pikemaajalist arengut ja see kindlasti meie eesmärk olla ei saa. Enne seda, kui mängija jõuab Kalevi esindusmeeskonda, saab ta karastada siis duubelmeeskonnas, kes mängib see aasta veel esiliiga B-s või siis Kalevi 3. meeskonnas. Omakorda enne, kui siis mängija jõuab täiskasvanute vanusesse, käib ta läbi kõik need etapid Kalevi noortesüsteemis, et meie noortesüsteem algab pühapäevagrupiga, kus siis treenitakse üks kord nädalas koos lapsevanemaga. Reeglina siis pühapäevitelt ka grupi nimi, trenni pikkus on keskmiselt 45 minutit ja sel aastal on pühapäevagrupiks 2011 aastal sündinud lastegrupp. Sealt edasi reeglina lasteaia eelviimases rühmas ja lasteaia viimases rühmas treenivad sünniaastad 2010, 2009, nemad treenivad meil 2 korda nädalas ja treening pikkus on seal keskeltkaudu siis 1 tund. Esimesse klassi minevad poisid, ehk siis see aasta 2008, aga samuti ka teises klassis käivad 2007 ja sealt edasi 2006, 2005 poisid, et nende treeningmaht on meil 3 korda nädalas. Klubis on loodud ka siis selline süsteem, kus on oodatud, läbi mille siis saavad meiega liituda nii alles jalgpalliga alustavad noormehed, tüdrukud, kes saavad siis alustada treeninguid kas siis endaealiste nõrgemas grupis või siis kui see grupp puudub, siis aasta nooremate grupis, et ei tunneks ennast alguses ebamugavalt, sest selge on see, et kui laps tuleb tänavalt trenni ja juba ülejäänud treeningkavatlased on enam 2 aastat treeninud, on sama grupiga liitumine alati raskendatud. Samuti siis see teine äärmus, juba edasi jõudnud, juba jalgpalliga sina veel olevad noormehed, neiud saavad liituda siis vastavalt oma taseme grupiga, kus siis ka ülejäänud mängijad on juba piisavalt treeninud. Ja kui ma enne ütlesin, et see kehtib meil iga taseme kohta, siis see reegel kehtib ka veel iga vanuse kohta, et Kalevi süsteemis on olemas koht igale tasemele ja igale vanusele mängijale. Ütleme esimene selline pisut tõsisem jalgpall hakkab kindlasti pihta vanuseklassides, kus juba 11-11 vastu mängimine on käega katsutav. Ehk siis sellel hooajal on selleks D-vanuseklass, kus on siis 2004 sündinud, 2003 sündinud poisid ja sellel vanuseklassil on ka meil keskeltläbi on jalgpalliga kokku puutuvad momente on nädalas rohkem kui 3. Et olgu see siis treening, võistlus, mängu ühisvaatamine, et neid on ikkagi reeglina meil 4 ja kui see vanuseklass saab ka siis lapsel läbitud, siis ta jõuabki edasi juba siis jalgpalli, mis siis omandab mõõtmed, mis on laialdaselt siis
mis on üldises plaanis sarnased meeste jalgpalliga, aga tõsi, see sarnasus väljendub ainult siis reeglites, et 11 mängijat mängib 11 mängija vastu, et kindlasti see ei väljendu selles, et laps on miniatuurne täiskasvanu, seda ta ei ole, et kuigi hakatakse mängima 11-11 jalgpalli, mis juba siis läheneb sellele meeste jalgpallile, tuleb kindlasti alati silmas pidada seda, et siin on omad lapse siis psühholoogilised, füsioloogilised iseärasused ja sellesse ei saa suhtuda kui meeste jalgpalli. Aga nagu ma enne ütlesin, siis ta samm-sammult järjest sinnapoole läheb ja kui on siis laps läbinud Kalevi süsteemis ka C-vanuseklassi, ehk siis milleks selle looel on 2002-2001 sünniaastaga, siis sealt edasi ootab juba siis poisse U17 vanuseklass, kus on B2 ja B1 vanused ja siis sealt edasi U19 vanuseklass. Et 2015 aasta esimene pool on olnud Kalevi jalgpalliklubis mitmes mõttes uuenduslik ja seda siis eelkõige läbi selle, et tavapärasest suurem hulk inimesi on asunud meil noortetööga tegelema. Et sportliku poole pealt on meil siis 2015 hooajast olemas ka spordidirektor, kelleks on esindusmeeskonna Marko Pärnpuu ja organisatoorse poole pealt on kaasatud ka siis klubi arendusspetsialist Remi Põld. Peale tavatreenerite on klubil ka eraldi väravahtide treener ja sellest aastaks on meil siis esindusmeeskonnaga treeniv ja ka mängiv Mattias Traublum. Lisaks on meil peale erialaste treeningute väravahtidele pakkuda ka klubis olulisel kohal klubi üldkehalise ettevalmistustreenerid, kes siis tegelevad lastega, lähtudes siis jalgpallile vajalikust iseärasustest füsioloogilises plaanis ja jälgivad siis sealjuures ka hoolikalt seda, et mis on vajalik teatud vanuses, mida tohib teha teatud vanusega, mida mitte. Üha rohkem ja rohkem siis nende ametipositsioonide kaasamine siis aitab ka lihtsustada ja tekitada järjest rohkem ja rohkem sellist ühtsust siis klubi töös, arengusuunades siis jalgpalliliselt, et kõik grupid astuksid ühte sammu ja kui siis nende sammudega see teekond otsa saab, et siis oleks see noor jalgpallur, kui tal on soov jalgpalluriks saada, valmis mängima jalgpalli võimalikult heal tasemel ja Kalevi esindusmeeskonnas. Ja selline Tallinna Kalevi ja ka minu selline nägemus ja tuleviku nägemus on alati positiivne, siis see kindlasti ei tähenda seda, et teekond siis läbi lillede sinna kulgebki, et käia on pikk rada igas vanuseklassis ja selge on see, et ükski teekond ei saa olema kerge. Sellepärast on väga oluline, et kõik lapsed ja ka lapsevanemad siis aitaksid ka klubil ja treeneritel neid eesmärke ellu viia. Et kindlasti, kui tuleb sügis ja paljud lapsed käivad koolis, on väga oluline, et lastel oleks ka koolis hinded korras ja oma aeg hoolikalt planeeriksid. Et vaid sportlane, kellel on hinded korras, saab rahuliku südamega keskenduda spordile. Ja kindlasti selline väiksed talvekatsumused tulevad meil ka ette igas vanuseklassis, kus siis on vaja natuke tugevamat iseloomu lastel üles näidata ka treeningtingimuste osas, sest paraku Eesti talv on selline, mis muudab vahepeal meil jalgpalli rohkem talispordiks,
aga selge on see, et igale talvele järgneb suvi ja talvel õpitu on väga oluline ka selles plaanis, et siis suvel oleks neid oskusi, mida rakendada ja mida ellu viia. Et selline hooaja teine pool algab meil küll veel Eestis ilusate ilmadega, aga peab mõtlema ka natuke sammuke ette, et kõik oleks valmis ühiselt pingutama, sest see ühine pingutus on siis kindlasti see, mis liidab ja toetab lapsevanemaid, treenereid, lapsi siis sellel teekonnal punktist A punkti B, siis punkt A on meie noortesüsteem ja punkt B on meie esindusmeeskond. Hooaja teine pool on peamine eesmärk hooaja teisel poolel on jätkata hooaja esimesel poolel alustatud. Et nagu eelpool sai ka öeldud, et muudatused viisime me kõik ellu 2015 aastal, et see on kindlasti veel aasta, kus hooaja teisel poolel on vaja siis lihvida ja täiustada, et kõiki neid positsioone klubis, et see siis omakorda annaks võimalikult hea sellise efekti meie klubi kvaliteedile, et tekitada olukord, kus 1+1 ei ole 2, vaid et 1+1 oleks 3. Sel aastal on 2015 hooaeg on esimene hooaeg, kus on Tallinna Kalevil väljas ka Tallinna Kalev Jüri grupp, mis tegutseb Jüri asulas ja seal on meil asunud siis treeneriks Martti Pent ja nemad osalevad meistrivõistlustel kahe võistkonnaga. Ja selline väike geograafiline laienemine on kindlasti klubile kasulik, kuna see suurendab oluliselt mängijate valikut, mis tõstab omakorda siis tõenäosust, et iga vanuseklassi tase on tulevikus veel parem, kuna mängijate hulk on suurem ja kui on suurem hulk mängijaid, siis ilmselt on ka suurem hulk neid nii-öelda paremaid mängijaid klubis. Hooaja teise poole üks eesmärk on kindlasti ka avada grupp 2010 sündinutele, et siis nemad lõpetasid maikuus veel pühapäevagrupi nime all, siis nüüd septembris juba alustaksid nemad siis tööd eraldi grupina ja pühapäevagrupp siis komplekteeritakse 2011 sündinud poistest. Hooaja teine pool peab kindlasti toetama ka meie üldist filosoofiat, millest enne juttu oli, et jalgpalluri parimiga on 20-25 eluaastat ja sealt edasi, et kindlasti hooaja teine pool jätkame sellega, et leida kompromisse praeguste sportlike tulemuste vahel, aga kindlasti vaatame ka ettepoole, et treeningud toetaksid, juba praegused treeningud toetaksid seda, et mängija oleks võimalikult heal tasemel siis, kui ta on jõudnud täiskasvanud ikka ja et siis tal oleks põhi, mille pealt edasi liikuda ja areneda. Grupil on meil selline oma treeningrütm ja see treeningrütm koosneb siis nädalatest. Grupi tavatreeningutel on eesmärk siis, nagu ma enne ka ütlesin, lapsed ette valmistada selleks, et neil tulevikus oleks võimalikult hea stardiplatvorm tippjalgpalluriks. Samas on iga treeningnädala ülesanne on ka valmistuda nädala lõpus toimuvaks meistrivõistluste mänguks või kui on grupil olemas siis turniir, eesootumisturniir, kuhu nad lähevad, siis treening peab olema kindlasti ka ettevalmistav selleks turniiriks. Grupid meil igas vanuses, alates 2007 eluaastast, osalevad turniirides nii Tallinnas kui ka Tallinnast väljapool üle Eesti kui ka välisriikides. Aga selle treeningtöö juures on ka väga oluline, et see treeningtöö oleks mitmekülgne ja siis
2004 grupist alates kuni U19 ehk siis 97 grupini välja, siis üldkehalise ettevalmistustreenerid viivad läbi siis eraldi treeninguid, kus nad tegelevad siis lapse füsioloogilise poolega. Samuti selline regulaarne õppetöö osa on meil sellest aastast ka esindusmeeskonna üks mäng iga kuu ja seda mängu me kutsume siis klubis suurmänguks. Ja see otsus saigi tehtud siis eelkõige läbi selle, et loomulikult oleks hea, kui lapsed käiksid vaatama absoluutselt igat klubi esindusmeeskonna mängu, aga kindlasti muutub see keeruliseks, kuna paljudel lastel on siis peale selle, et nad väga tihti treenivad, mitte paljudel, vaid kõikidel lastel on ka kool ja kindlasti on ka muud pereüritused. Seetõttu on mõeldamatu, et lapsed võiks vaadata absoluutselt igat mängu, aga ükskord kuus me valime siis välja sellise suurmängu, kuhu me ootame kõiki oma noori esindusmeeskonda toetama. Ja see suuremängu tähtsus on siis võrreldav treeningu tähtsusega, et samamoodi on kohustus osaleda lapsel siis treeningul, on kohustus osaleda ka suurmängul. Kindlasti ei eelda me seda, et iga laps osaleb aasta ringi igal treeningul, sellepärast et on loogiline, et erinevaid logistilisi, tervislikke probleemi, peresiseseid üritusi on, mille pärast aeg-ajalt treeningud vahele jäävad. Samamoodi jäävad võib-olla vahele ka siis mõnel lapsel need suurmängud, aga jah, me eeldame seda ja ka treener eeldab seda, et kui laps tuleb alati treeningule, siis on ka samasugune eeldus olemas, et laps siis tuleb sellele suurmängule.